Tere! Tervist! Kes sa oled ja millega sa tegeled? Mina Andrus Hangur, olen ehitusinsener ja juhin ühte konstruktsioonibürood ja kui rääkida kutsetunnistustest, siis mul on volitatud insener tase 8. Väga põnev. Mida siis sellises valdkonnas saaks praktikana teha? Konkreetselt mina tegelen konstruktiivse projekteerimisega, ehk siis me projekteerimegi maju ja praktikant või üldse selle valdkonna inimene tegelebki majade jooniste ja arvutuste tegemisega. Okei, aga milline oleks teie arvates üks hea praktikajuhendaja? Hea praktikajuhendaja on see, kellel on aega juhendada. Et see on kõige olulisem arv. Mis saab pärast praktikat? Kui tõenäoline see on või kui palju seda juhtub, et võetakse noor edasi ka tööle just siis teie valdkonnas? No meil on tegelikult kõik tööle võetud, aga eks see sõltub väga palju, kuidas ka noorest inimesest tegelikult, et seda ju ette ei tea, et see eriala on väga selline detailirohke ja nõuab täpsust, ehk siis mis ma tähele pannud, et väga palju noored ei teagi, kas neile see eriala üldse sobib. Et vahel nad liiguvad, on rohkem sellised ma ütlen, projektijuhi tüüp inimesed, kes tahavad rohkem platsi peal sebida ja midagi organiseerida kogu aeg. Et otse loomulikult meil on ka projektijuhtimine olemas, aga see on natuke teistmoodi kui näiteks platsi peal töötamine. Ja projekteerimine ja arvutused on suht täpsed tegevused, et mõni näiteks leiabki, et ta ei olegi detaili inimene üldse. Et ta ei, siis ta, kas siis tegeleb projektijuhtimisega või midagi muuga. Kuidas võiks üks praktikant valida praktikakohtade vahel? Esimene soovitus on tegelikult selle järgi, et mis jääb tee peale. Et oleks võimalikult mugav käia. Kui sa ikkagi sõidad näiteks tund või 2 päevas kuhugi praktikale, et siis see on ka väljakutse. Sest kui sa mõtled seda kohta selliselt, sa tulevikus jääd sinna tööle näiteks, et siis see võib olla paras väljakutse. Et see oli esimene kriteerium. Teine on see, et kui on olemas juba selline idee endast, et mida sa tulevikus tahad projekteerida, siis saab valida ka selle järgi, et millega ettevõte tegeleb. Näiteks kui on juba enne teada, et ma tahan näiteks puitkonstruktsioonidega tegeleda, et siis valida selle järgi näiteks. Või jah, kui ei ole, siis on teine teema, aga muidu on võimalik valida erinevalt, jah. Et kas paljud ettevõtted tegelevad ainult puitkonstruktsioonidega, paljud näiteks terasega rohkem, mõned teevad kõike. Kuidas võtta ühendust üleüldiselt praktikakohtadega, kus neid üldse leida või siis otseselt ka teiega, kuidas ühendust saada, kus teid üles leida, kus see info liigub ja millal seda tegema peaks? Kindlasti võib kirjutada, võib helistada. Väga palju inimesed soovitavad. Siis on olemas karjäärivessid, mis kevadel on üks. Ja mis võimalused veel on? Internet kindlasti. Millal võiks seda tegema hakata, et kuidas, kui kuum see turg on, et kui ma juba olen suhteliselt kindel selles, mida ma tahan või juba kohas, kuhu ma tahan, siis kas ma kirjutan 2 nädalat ette või ma kirjutan 2 kuud ette, et millal peaks liikuma hakkama sinna poole? Muidugi võib ju mõelda, et suvel on aega praktikat teha, aga ma just mõtlesin, et siis on jälle teine probleem, või väljakutse, et juhendajad kõik tahavad puhata suvel. Et siis tegelikult aasta ringi võib kirjutada ja liikuda ja küsida. Et kui parasjagu ei ole ruumi või kohta, siis võib-olla 6 aja pärast on. Okei. Kõige tähtsam küsimus, kuidas on tasustamisega? Kas praktikant saab raha oma töö eest ja kui ta saab, siis mis suurusjärku see jääb, kuidas see on võrreldav siis selle reaalse ametikohaga, mida ta täidab, kui oleks siis päriselt haritud inimene
täiskohaga selle ameti peal tööl versus tema siis praktikalisel tööl, et kui suur see vahe seal on? Kui ettevõttel on soov praktikantideks kasvatada oma tulevasi kolleege, et siis kindlasti makstakse palka ja kui praktikant midagi reaalselt nagu ära ka teeb ja saab kliendile nagu midagi kliendile kasulikku, et siis kindlasti sellest makstakse. Et see suurusjärk sõltub ju sellest ka, kui palju ta aega panustab sinna, et kui käid koolis ja tööl, siis näiteks meil on olnud lihtsalt tunnitasuga inimesi ka, et saab kooli kõrvalt teha nii palju, kui jõuad. Ja kas seal on siis see liikumisruum ka või kui palju see nagu summa nii-öelda ajas võiks muutuda, et kui ma praegu olen sellel kohal praktikana, siis ma olen veel kooli kõrvalt ka seal ametil tööl, aga siis ma olen veel nagu kooli lõpetanud ja ma olen juba nagu haridusega, ma olen näiteks juba aasta aega teil töötanud, et kus see nagu, kas see redel on ja kui suur see redeli liikumine on? Redel on kindlasti olemas, suurus on päris suur, et mida kiiremini õpid, seda kiiremini palk tõuseb ka muidugi. Et midagi kasulikku teed. Ja mida iseseisvamaks muutuda. Et kui peab kõik töö 100% üle kontrollima kogu aeg ja see on palju vigu, et siis kasvab vähem muidugi. Kuidas valitakse praktikante? Mille järgi vaadatakse? Mis sul CV-s peaks olema, mida seal mitte võiks olla ja kas oodatakse mingeid neid kaaskirju ja kui oodatakse, siis mis nende kaaskirju võiks kirjutada? Mida meie ootame, siis praktikant võiks olla läbinud vähemalt 3 kursust. Ja ka 4. Sest siis tekib mingi arusaam sellest erialast üldse. Et muidu on ikka maja väga udune mõiste. On esiteks, mida me vaatame. Hea olek, muidugi kasuks tuleb see, kui sa oled koolis õppinud juba AutoCAD-i ja mingeid mudelprojekteerimise programme. Ja kindlasti, mida me ootame, et oleks võimeline enne aega planeerima. Ja täidaks lubadusi. Kas neid kaaskirju koos CV-dega pigem oodatakse või saadad lihtsalt CV ja tere soovin tulla praktikale ja võetakse selle põhjal? Ega nad halba ei tee, aga ega nad ka väga ei pea olema. Okei. Kas on mingeid vigu, mida saaks praktikant teha või mida sa oled juba näinud, et tehakse selle protsessi jooksul? Kindlasti ei tasu oma kogemust ilustada. Suuremaks, kui ta sul on, sest see tuleb kiiresti välja, sest siis on valed ootused. Et jah, nii ongi. Kuidas üks praktikant saaks maksimaalselt välja kasu oma praktika ajast? Olla 100% kohal. Nii ja kindlasti õppida, küsida, ise juurde vaadata teemasid, olla aktiivne, innukas õpilane. Kas praktikale kandideerides vaadatakse mingeid soovitajaid ja oodatakse mingeid soovitajaid ka? Üldiselt me ei vaata, aga samas viimane, mis meil tuli, oli just see, et endine kolleeg oli soovitanud. Et see teeb nagu siuke, selge, vaata teise pilguga küll. Aga üldiselt see väga määrav ei ole. Kui praktikant on käinud välismaal õppimas vahetusõpilasena vahepeal, kas sellel on mingisugune lisa teie kaalule juurde nii negatiivsuse või positiivsuse poole või ta täpselt sama nagu teised? Kõik kogemused tulevad kasuks, ka välismaal õppimine. Meil on palju inimesi, kes on välismaal õppinud, et on nii häid kui ka mitte nii häid külgi sellel. Et pigem tuleb kasuks siiski. Kas teie valdkonnas on vaja osata teist keelt kui eesti keelt igapäevases töös? Meie kasutame küll teist keelt, jah. Meil on väga palju soome keelt, inglise keelt ja põhimõtteliselt ka rootsi keelt. Miks just sinu töövaldkond oleks hea valdkond, miks üldse sinna poole minna õppima, minna praktikale, jätkata ametit sellel ajal?
päris raske valdkond iseenesest. Miks ta hea on? Noh, neid insenere vajatakse ka. Ja kui keegi ei õpi, et siis neid on vähe. Otsitakse taga neid tikutulega. Kui kaua üks praktika tavaliselt kestab ja mida siis reaalselt see praktikant teha saab, kuna ta ametit ju veel täiesti ei oska, et ta ei hakka nüüd seda kuidagi kõike seda protsessi kohe nullist tegemises, mida ta saab panustada teiste töötajate kõrvalt sinna sisse? Minu meelest ülikoolis on praktikale konkreetne normeeritud pikkus, palju sa pead tegema seda. Et siis tema jaoks kestab see praktika nii kaua. Kui on plaan selles ettevõttes ka pikemalt tööle jääda ja sobivus on, et siis praktika läheb sujuvalt üle ka töölepinguks. Aga mida noored teevad on see, et sõltub kogemusest. Üldiselt, kui meile tuleb noor inimene, siis oleks hea, kui oskas AutoCAD-i, kui ei oska, siis õpetame, aga üldiselt seda ta võiks osata juba ülikoolist. Mudelprojekteerimisprogramme on hea, kui ta on neid koolis õppinud, kui ei ole, siis meil on alguses, me õpetame, on kohe koolitus, õpetame alguse kätte ja tavaliselt noored hakkavadki mudeldama midagi, konstruktsioone. Teine variant on see, et hakatakse siis AutoCAD-is mingit sõlmi tegema või sõltub firma spetsiifikast, et mis töid nagu tehakse rohkem, kas on projektijuhtimine rohkem, kas on arvutusi rohkem, kas on mudeldamist rohkem, mida siis, aga noored üldiselt meil hakkavad mudeldajaks, hakkavad mingit konstruktsiooni osa mudeldama.